Ei, meil külahull ei olnud. Teist korda teie ees vahetasin vahepeal selle kujuteldava mütsi ära. Särki ei vahetanud, ikka sama, mis videos. Aga mul tegelikult paluti natuke rääkida siis ühest siia, ma olen nägupidi selles ekraanis, siin sobib. Okei, paluti rääkida kogemusest ja see on võrdlemisi vana arutelu 2015 aastast, aga ei olnud nagu liiga palju selliseid asju, mis oleks videosse jäänud, mis oleks nagu nihu läinud. Ega siin ka nagu väga nihu ei lähe, aga korraks on näha ühte sellist kahtluse kohta, mida mujal festivali aruteludel ka olen näinud, siis ma mõtlesin, ma korra teiega jagan. Aga hästi nagu lühidalt arutelu, mida me modereerisime Annikaga kahekesi, erakonna esimeeste arutelu, festivali see lõpu arutelu igal aastal olnud. Ja hakkasime valmistuma umbes 2 kuud varem. Mõtlesime mingi üldise struktuuri välja, 2 kuud varem on nagu ajaline mõõde, mitte mahuline mõõde, eks me 2 kuud järjest ei mõelnud selle arutelu peale. Mõtlesime välja üldise struktuuri, jagasime ära omavahel osalejad, selleks, et võtta nende osalejatega ühendust. Võtsime kumbki erinevate osalejatega ühendust, selleks, et küsida, kas neil on muresid, kõigepealt tutvustada neile struktuuri, mis me planeerisime, küsida, kas neil on muresid, kas neil on kahtluseid, millist toetust nad meie poolt vajaksid, rääkisime nendega selle läbi ja siis hakkasime omalt poolt edasi minema sellise detailsema, üksikasjalikuma arutelu plaaniga. Ma pärast näitan teile ka seda modereerimisplaani, mille me siis lõpuks tegime. Ja selleks ajaks, kui me jõudsime sinna lavale, selleks ajaks oli meil siis selline umbes nagu paari minuti täpsusega aruteluplaan, mille järgi me mõlemad seda aruteluga siis sõitsime. See plaan oli üle planeeritud, nii nagu ma ikka tavaliselt aruteludel üle planeerin, ehk ajaliselt ma planeerin sinna plaani rohkem, kui ma enamasti reaalselt teha jõuan, lihtsalt igaks juhuks, et oleks kuhugi nagu varuga minna, kui on väga napisõnalised osalejad või midagi. Praktiliselt kunagi ei lähe, aga lihtsalt valmis olla. Ja kogu festivali suur nagu point on see, et proovida teha interaktsioone publiku ja paneeli vahel, kui paneel üldse olemas on. Võib-olla on mingid teised formaadid teil kasutuses, siis teil ei ole üldse seda väljakutset. Aga see on selline natuke nagu väljakujunenud asi seal festivalil, siis see nagu paneeli ootus on seal suhteliselt selge, et siis üritad välja mõelda, et kuidas sa nüüd siis teed seda niimoodi, et oleks inimestel ka kogu aeg huvitav olla. Ja siin on näha, me kasutame põhimõtteliselt 2 asja. Me kasutame ühelt poolt siis, mida ma nimetan publiku puudutuseks. See on selline asi, kus publik otseselt ei anna sulle mingit infot tagasi. Aga ta hakkab midagi tegema, kas siis nagu oma peas või ma ei tea, koos kellegi teisega, kes seal kõrval on või siin nad teevad lihtsalt oma peas. Et nad aktiveeruvad, aga nad ei aktiveeru niimoodi infoga tagasi sulle. Ja siis teine on siis otseselt selline publiku interaktsioon, kus publik ütleb asju sulle tagasi ka, et ongi nagu kahte pidi infovahetus lava ja publiku vahel. Ja loomulikult see kõik lähtub sellest, et mis see nagu mõte on, mida sa saada tahad sellest. Et kui sul see on paigas, see keskne sõnum, millest siin just juttu oli, selle tagasiside valguses ka, et siis sa saad nagu neid interaktsioone sinna sisse endale panna. Ja nüüd see, mida ma näitan, on siis selline, kus me neid interaktsioone teeme, aga see, mis ma näen, et nüüd mõnikord libastutakse, on see, et see juhis, mida peab tegema, antakse natuke ebatäpselt või ebaselgelt. Ja siis ei ole arusaadav, kas siis inimestele, mida neilt oodatakse, või siis laval olevale panelistile, et mida temalt oodatakse. Ja siin ma siis ise eksisin selle vastu. Et ma andsin natuke nagu ebaselgelt sellele laval olevale inimestele selle juhise ja siis seal tekkis korraks selline nagu arutelu moment. Me tõmbasime selle kiiresti maha, aga selline nagu väike libastumise moment on siin videos näha. Nii et kui me saame vaadata. Meeskonna töötamist, mida siin vahepeal mainiti, saame kohe proovida ka, aga nüüd minnes oma esimese sellise temaatilise bloki juurde, siis üks hea sõber, kes on ilmselt siin ka, ütles mulle ükskord, et hea on välismaale minna selleks, et vaadata sealt pilguga tagasi Eesti poole ja näha, kui hästi Eestis asjad on. Ma loodan, et see kehtib mitte ainult ruumis, vaid et see kehtib ka ajas, et kui vaadata ajas tagasi, siis on pilk selgem ja perspektiiv paremini paigas. Ja ma tahangi kutsuda kõiki, kes praegu siin Orolal on, ühele mõttelisele ajarännakule. Eesti on peaaegu 25 aastat olnud taasiseseisev ja nüüd teeks ühe ajahüppe edasi tänasest päevast 25 aastat. Ehk siis me maandume oma ajamasinaga aastast 2040. Me oleme samas Paides
arvamusfestivali Oru alal ja arutada. Ma palun, et kõik, kes siin on, teeksid korraks selle mõtterännaku kaasa täpsemalt. Palun arvutage igaüks välja, mis on teie vanus aastal 2040. Me tegime teie eest ära. Kadri Simson on 63-aastane, Jevgeni Ossinovski 54-aastane, Taavi Rõivas 61, Mart Helme 91, Margus Tsahkna 63, Andres Herkel 78, Annika on 62 ja mina olen 60. Ja kui te olete selle välja arvutanud, siis mõelge, milline on see Eesti, mis 25 aasta pärast on, aastal 2040. Mis on see, mis seda Eestit iseloomustab? Ma tulen kohe mikrofoniga alla ja küsin teie käest lühikesi fraase. Niimoodi ma annan, igaüks saab umbes 3 või 4 sekundiks sõna, teil on aega öelda üks fraas, mis Eestit iseloomustab. No näiteks maapiirkonnad täis rõõmsaid inimesi või täielikult e-riigistu või midagi sellist. Sellised lühikesed fraasid. Nii et mõelge korraks. Issa. Mis me tahame? Eesti sinuga töötabki selle nimel, et sa läheks nii, nagu sa tahad. Millises Eestis me tahaks olla aastal 2040? Ma hakkan ringi käima ja siis igaüks saab öelda lühikesi fraase. Ainult nii. Hea transpordiühendus liikmete vahel. Rohkem tuntud kui täna. Hooliv ühiskond. Ma loodan, et 65 tuleks juba ja elukeskkond olema. Eesti rahvus on alles. Enam ei saa. Tolerantne. Jõukate ja rõõmsate inimeste riik. Puhas loodus. Kordan, tolerantne. Aitäh, tagasi sulle, Annika. Aitäh. No nii, nüüd teie siin saite. Siit oli näha kahte asja, eks. Esiteks ma proovisin teha hästi selgeks inimestele, mida ma neilt ootan. Et keegi ei hakkaks seal jutustama, et ma tahan lühikesi fraase. Ma tõin neile mõned näited, ma tegin selle hästi selgeks. No siis ma unustasin ära need laval olijad, eks. Ma unustasin neile nagu öelda, et mis ma neilt tahan, et nemad siis mõtleksid ka selle tuleviku Eesti visiooni peale, et millist Eestit me siis tahame 2040, sest see oli meil selle arutelu selline laiem temaatika. Ja sellest siis tekkis selline väike arutelu seal, lisaks Ossinovski mikrofon väga hästi ei töötanud, nii et see oli väljakutse seal terve selle arutelu aja, millega me maadlesime. Aga enne seda me tegime siis sellise publiku puudutuse, kus me palusime, et inimesed arvutaksid välja oma vanuse aastal 2040. Ja seal oli siis pärast, kui Ülo sellele mikrofoni küsimusele publiku hulgas vastas, siis oli kuulda, et inimesed olid arvutanud, eks ole, et ta ütles, et nendel 65-stel oleks hea elu, nii et nad olid selle arvutuse siis päriselt kaasa teinud, mis täitis oma eesmärgi, et sa aktiveerid inimeste peas korraks nagu selle asja, mitte ei lase neil olla lihtsalt oma passiivses olekus. Ja see on nüüd see plaan, mille me tegime selleks, et seda arutelu juhtida. Ma iga arutelu jaoks alati ühe plaani teen, modereerimisplaani, kus on siis asjad kirjas, et mida ma mingil hetkel ütlen, mida ma mingil hetkel teen ja see oli meil siis selline 2 peale jagatud, et kui sa saaksid palun allapoole kerida, me jõuame kohe varsti selle kohani, mida me videost ka nägime. Veel. Ja stopp. No, et siit on nüüd näha, eks, et selle plaani järgi me sõitsime, siit on näha, eks, et esimese selle jupi peal oli 3 minutit planeeritud, siis selle mikrofoniga rahvahulgas ringi käimise peal oli 1 minut planeeritud ja siis siit edasi läks nüüd Annika osa, kus ma ütlesin siis lõpuks, et Annika nüüd tagasi sulle lavale. Ja no umbes nii ta meil läks ka, et me kenasti selle aruteluga selles plaanis püsisime. Lõpust üks osa, mis oli meil tehtud niimoodi nagu ekstraks, see jäi meil seal tegemata. Mis oli nagu plaanipärane, et nad rääkisid umbes nii palju, kui me ootasime, et nad räägivad. Aga see mõte siis on see, eks, et ühelt poolt moderaatoritena tehke, mis te oskate selleks, et inimestel oleks huvitav ja et oleks seda interaktsiooni. Ja teiselt poolt, kui te seda teete, et siis olge suhteliselt täpsed selles osas, mis ülesanded inimestele annate, muidu võib segadust tekkida. Mõni küsimus, kommentaar, mõte? Mis teil vaadates tekkis, mis te ise mingis olukorras olete olnud sarnases? Täpseid küsimusi küsida. Mul on küsimus. Noniin. Kas sa soovitad kõigile teha nii detailne see arutelu modereerimise plaan? No selles mõttes soovitan, et me
kui meil SpeakSmartis inimesed käivad modereerimas, et siis me kedagi nagu ilma modereerimisplaanita välja ei lase. Sest see on garantii sellele, et sa oled eelnevalt läbi mõelnud. Sa ei pea käima seal arutelul niimoodi nagu näpuga järge ajama, aga sa oled eelnevalt enda jaoks läbi mõelnud selle asja ja siis see on nagu tagab mõnes mõttes selle eeltöö ja kvaliteedi, nii et jah, selles mõttes soovitan kindlasti, et võiks teha. See on siis põhimõtteliselt natuke nagu spikker, et sa teed spikri, aga sa ei pea seda kasutama koolis. Jah. Võtame siis ühe kiire küsimuse veel. Kas see spikker on 100% pidanud ja kui spikrist vastajate vastuste tõttu tuleb kõrvale minna, kas sa lähed kõrvale või sa rangelt pead oma struktuurist kinni? Ma lähen kõrvale, aga ma tulen tagasi. Selles mõttes, et see olukord, mis meile see tagasiside, mis meile sinna laua peale sattus, oli ka see, et arutelu satub kõrvale ja siis jääbki kõrvale sellest, mis pidi selle arutelu nagu teema olema. Et minu arust see on nagu moderaatori oluline roll, et ta näeb, et ta märkab, kui on kõrvale läinud, tal on see nagu paindlikkus, ta võib kaasa minna, kui ta näeb, et see on nagu sel hetkel relevantne, aga ta tegelikult toob selle alati nagu tagasi selle põhiküsimuse juurde. Nii et ei, see ei ole nagu raudne ohelik, millega hoida üldse alati, aga rohkem nagu, et oled läbi töötanud, on see suund olemas, mingid need interaktsioonid on läbi mõeldud. Et see on see. Ma ei tea, kas ma vastas see. Oota. Mul on 28. juuni ja 1. august on moderaatoritel võimalik saada koolitust ka. See, kes esimesena vastas, see Marleen seal, meil oli kokku lepitud, et ma tema käest küsin esimesena. Ülejäänud olid juhuslikud, aga temaga oli kokku lepitud. Marleen juhib selle aasta erakonna esimest arutelu. Marleen on äge moderaator ja siis aitab teistel ka valmistuda. Ja et iga aastaga on erakonna esimeste arutelu tase, festivali tase muidugi üldiselt tõusnud. See aasta saame kõige parema arutelu kindlasti sealt, mida siis Marleen eest teab. Aga jah, 28. juuni ja 1. august saab arvamus. See on arvamusfestivali moderaatorite spetsiifiline väike koolitus, mida Marleen teeb. Moderaator.ee lehelt näeb. Kirjutage moderaator 2 A-ga, muidu satute Keskkütte katelde lehele. Nüüd on kõik. Ja seda infot nägin muide vahepeal slideshow, kes pausi ajal tähele pannud vaatas. Aga nüüd üks konkreetne paus ma tuleb. Aitäh!